Tere, hea vaataja! Ja nüüd räägin ühe loo rahast. See oli 1990. aastal, ma olin noor usklik ja mul sai raha otsa. Ma käisin tikuvabrikus tööl, sellise raiumispingi peal töötasin. Ja siis ma ütlesin Jumalale, et mul ei ole raha ega süüa ja ma ei räägi seda ühelegi inimesele. Ja ma ei taha ka võtta võlgu. Ma loodan ainult sinu peale, Jumal. Ja töötasin. Iga lõunaaeg võtsin vanad terad välja, mis olid mürid juba, ja läksin üles terade ruumi. Ja seal oli selline suur avar ruum, kus kajas. Ja siis ma ütlesin välja, et inimene ei ela mitte üksipäinis leivast, vaid igast sõnast, mis Jumalalt lähtub. Ja siis tuli selline rõõm ja energia ja läksin tööle tagasi, panin uued terad sisse ja niimoodi 3 päeva. Ja 3. päeva õhtul mul oli komme lugeda piiblit ja alla joonida, millest ma aru sain lastega. Ja hakkasin kotist võtma joonlauda, koti välimisest sahtlist ja sõrmed läksid passi vahele. Ja passi vahet paistis raha. Võtsin välja 2 5 rublast. Aga rubla oli siis veel kõva, sellega sai 1 rublaga sai terve päeva süüa. Ja ma olin väga tänulik, tänu Jumalale. Ja kohe tuli sõber külla, ütles, et ma tahan sõita Tartusse usukaaslastele külla. Aga mul ei ole sõiduraha. Ütlesin, minul on ja andsin 1 talle. Ja pärast hakkasin mõtlema, äkki ma panin raha kõrvale või niimoodi ja sinna vahele, aga mul ei olnud sellist kommet, et seda teha. Ma ei kogunud raha ja ei pannud kõrvale, vaid kõik oli raha kotis ja kõik läks käiku. Ja palgapäevani oli veel 5 päeva. Ja selle 5 rublaga ma sain iga päev rubla eest süüa ja tegin rõõmsalt tööd. Ja siis ma hakkasin mõtlema, et äkki keegi poetas selle raha sinna või ja siis ma palvetasin, küsisin Jumala käest, et mis raha see on. Ja Jumala vaim ütles, see on põlenud raha. Ja siis ma nagu mõistsin, et rahal on ju numbrid, seerianumbrid ja asjad, et seda ei saa kuskilt ju võtta ja Jumal ei varasta. Ei lase kuskilt inglitelt võtta ja tuua. Sest on tulekahjud ja tulekahjudes ka raha hävib, aga rahast jääb jälg vaimsesse maailma. Ja Jumal on kõik võimas. Jumal on kõikjal viibiv, kõike teadev ja kõik võimas. Ja temal on võime materialiseerida ka põlenud asi. Ta materialiseerib ka kehad kui inimesed, kui ülestõusmise aeg piiblis räägib. Paneb aatomitest kokku, nii et paneb selle raha ka, põlenud raha aatomitest kokku. Muidugi see ei tähenda, et nüüd küsida miljonit tema käest ja Jumal ei toida ahnust ega pillamist. Jumal täidab kõik vajadused. Minu vajadus oli täidetud ja ma olen väga tänulik. Ma ei lootnud ühegi inimese peale ja ma ei tahtnud kellegi käest võlgu võtta ja ma ainult ütlesin, Jumal, sina näed ja ma usaldan sind. Ja vot selline lugu rahast.